jah, väga meeldiv. Suur tänu. Peale sellist prominentide plejaadi on mul muidugi nadi siin olla küll, aga üks rõõmus asi tõstab meelt, et terve suve oodatud vihm on lõpuks kohal ja ma loodan, et ka teie kaevudes on selle õunapuulehtede keerutamisel nüüd lõpp natukese aja pärast. Tervist, rahulolematud. See on nüüd algus. Et tulen eelmise sajandi esimese poole lõpust ja see tähendab ENSV-st puhtalt. Ja see annab head materjali ka võrrelda, mis on nüüd ülend 27 aastaga siinpool, kus me oleme vabad võrdsed ja kuidas on au, uhkus ja südametunnistus esindab meid Riigikogus. Vanasti oli ülemnõukogu ja seal oli natuke teistmoodi. Et kõigile vaatamata valitsejate jõupingutustele 27 aasta jooksul olen ma ettevõtjana ikkagi elus. Aga inimesena, nii nagu vana mokitsa värk ikka, kõpitsed ja näete ka liigun. Et ettevõtjana ei ole mul kunagi üle 30 töökoha olnud, aga ma hoian seda madalat profiili niimoodi ja tean, mis tähendab maksude maksmine. Kaasa arvatud kõikide aktsiiside ja muude asjade tööjõu poolt. Seda enam olen ma paljude teie toimingutega alates 22. veebruarist sellel aastal väga kaasav mõtleja. Ja tahangi teie ees jagada oma rahulolematust. Rahulolematus on nii suur, et mõnikord läheb säkke lõhki minemise tunne ja kui te teate, siis on Postimehes selline kommentaarium, kus Toomas Randpere on päris pikalt juba kirjutanud ja kui ma seal ikka mingi 500 või 700 mõnikord rohkemgi laiki saan ja mõnikümmend või 100 miinust saan, siis see tõstab enesetunnet ja näitab Postimehe lugejate hulgas siiski, et rahulolematus on ka väljapool mind ja väljapool teid. Nüüd 3 päeva tagasi on lugupeetud Lauri Hussar lastud Postimehe kommentaariumisse sellise programmi, mis laseb küll kirjutada, vastata ka ja siis sa võid seal kirjutada, et sobimatu või mitte, aga laikisid panna ei saa, sest et häbi on nii suur valitsejate kui ka Postimehe toimetajate töö üle, et ilmselt seda enam ei kõlanud kannatada. Mis mul nüüd läheme sellest nagu peavoolumeediast eemale, aga ettevõtjana oleksin ma isegi, see on küll väga selline keeruliselt öeldud ja võib-olla isegi ajab mõne hinge täis, et ma maksaksin isegi rohkem maksu, kui selle maksuraha eest, mida korjatakse, tehakse riik korda või vähemasti üritatakse seda teha, saaks nagu ütleme 2-realisega sõita Tartusse, Via Balticat mööda, ei peaks sõitma nagu mööda surnuaeda ja Rail Baltica jutu ei tahaks ka kuulata. Aga paraku on maksuraha kasutamine jäänud selliseks tabuteemaks, mis tahes peavoolumeedias, rääkimata siis meie teenindajatest nagu teenistujatest ja teenindajatest, ministritest koos oma õukogondadega, et maksuraha kulutamine on see, mida ma ei saa kuidagi sallida. See on kohutav, sest et meie presidendi institutsioon on mutta tallatud lausa 10 aasta jooksul, kui härra Ilves oskas Ärma motelli kõrval OÜtada ja siis vahepeal oli vist kohakaasuse alusel ka sviitimisega president meie riigil. Mis veel hullem on president Kaljulaid, kes on siiamaani härra Ilvese suurte kingade jalajälgedest kustumatus vaimustuses ja räägib seda siin ja seal. Kuidas on see võimalik, et selline olukord toimub, kui härra Ilves avalikult valetab ja avalikult pistab tasku vähemasti 125 000 eurot maksuraha ajal, kui meil on umbes 300 000 viletsuses, ütleme ikka viletsuses elajat, nii-öelda elanikku, kellest 55 000 meie ametliku statistika järgi on lapsed. Aga härra Ilvesele läheb iga kuu ja tema 3. ametliku perekonna ülalpidamiseks, kes esindab Jeva esikust üle maailma Eestit, nagu te teate, 12 500 eurot. See on, jagage 400 euroga, saate aru, mitu pensionäri, korralikku pensionäri võiks selle rahaga poodi minna.
aga neid kaitseb kapo härra Sinisalu, proua Perling, prokuratuuri ülemjuhataja härra Pikamäe, kes ütleb, et Eesti Vabariik on õigusriik. Ja loomulikult politseipealik, kes sai omale kõrvaklapid ja ka väga uhked saapad, nagu te mäletatavasti. Te teate, mille eest teda isegi härra Pevkur kindraliks ülendas. Nii et selles mõttes, kuidas seda olukorda muuta? Mina ütleksin niimoodi, mina olen kasutanud mõnda aega sellist väljendit pehmet, leebet, mõistvat. Lammasvalija. Lammasvalija on Eesti aladel väga levinud liik. Ja minu on teile palve. Palun, kui te on võimalus ja näete sellist lammasvalijat, siis küsige, et kas lihakombinat on jõuluajal ikkagi lammaste spa või tehakse seal vorsti. Suur tänu!